Kui meie naabermaal Soomes on kümneid tuhandeid tugevaid varjendeid, kuhu rünnaku korral, kui vaja ka päevadeks saab turvaliselt sõja eest varju, siis Eestis on alles plaan neid ehitama hakata. Soome standarditele vastavaid varjendeid on meil seni vaid üks. Kaardistamegi täna olukorra turvapaikadega Eestis ja püüame leida vastust ka skeptikute küsimusele, kas varjendeid üldse on massiliselt vaja, sest ootamatute õhurünnakute korral ei olegi ehk aega kuhugi varjuda. Helsingi lahe taga on nagu Šveitsi juust. Selle alla kaljusse on rajatud sadu tunneleid, sealhulgas varjendeid, sügaval maa all on ka metroo. In Finland we have more than 50,000 shelters, which means the whole network is quite huge. Instead of being just a few very strong ones, which would be easy targets, this big network is an asset. Nüüd oleme Tallinna kesklinna ühes suuremas varjumispaigas Vabaduse väljaku all parkimisplatsil. See on otse tänava all. Seinad on näete siin kivist, betoonist, see kõik tekitab turvatunnet, aga üks sein on klaasist. Muidugi rünnaku ajal oleksime lausa nagu esireas kõike seda toimuvat vaadates, aga klaas ise kujutab endast rünnaku ajal erakordselt suurt ohtu. Plahvatuse korral on kaks põhiteemat, raketi enda killud, mis lendavad väga suurel kiirusel, siis see on üks peamisi ohte ja teine on siis lööklaine. Ja see lööklaine lõhub selle klaasi ära ja need klaasikillud ise lendavad siis väga kaugele. Kui sinna inimene peaks ette jääma, siis sisuliselt sellest pehmest lihast lendab kõik asi läbi. Et see on see põhioht akende juures ja see mitte ainult kuskil garaasides, vaid tegelikult kortermajades, korterites üks suuremaid probleeme, et kui plahvatus on isegi hoonest eemal, siis need aknaklaasid purunevad, lendavad koos raamidega tuppa. Klaasikillud on need, mis tegelikult inimesi vigastavad või mille läbi inimesed siis hukkuvad. Praegu, kui otsest sõjaohtu ei ole, ei pea me varjumiskoha klaasseina pärast siiski muret tundma. Rahu ajal meil ei olegi vaja otseselt sellega tegelda, aga kuna sellel parkimismajal on ka omanik, siis see on tegelikult omaniku ülesanne ohu tõustes need probleemid ära siis likvideerida. Kas sinna pannakse liivakottidest sellised konstruktsioonid ette, tehakse muid lahendusi, et see oht miinimumini viia. Teeme terminid selgeks. Kui täistund Soomes käis, näidati meile sõjaolukorras vastupidavaid varjendeid. Eestis on selliseid varjendeid, kus on olemas turvauksed, sõltumatu ventilatsioonisüsteem, generaatorid, vesi ja tualetid ning varu väljapääs seni vaid üks. See avati üsna hiljuti Läti piiri lähedal Luutsnikul. Kõik meie ülejäänud paigad, kus võimaliku ohu korral end kaitsta, neid näeb Päästeameti kaardilt, on varjumiskohad. Kui palju varjumiskoht kaitseb? Varjumiskoht kaitseb tunduvalt rohkem, kui sa jääksid tavaliselt oma tuppa kuskile või oleksid õues, siis ilmselgelt varjumiskoht on tunduvalt parem, aga jah, olgem ausad, tal on madalam kaitsetase, kui on varjendil. Aga sellegi tõttu meil tuleks ära kasutada kõik olemasolevad hooned, et vaadata üle ja kohandada need siis sellisteks kohtadeks, kus me vajadusel saame varju minna. Mõistagi, õigustatult tekib küsimus, miks meil siis varjendeid ei ole. Keskealised ja vanemad mäletavad aegu, kui Nõukogude Eestis olid varjendid olemas. Kuid siis tuli uus Eesti ja varjendite teema hakkas kuuluma eilsesse päeva. On olnud lihtsalt teised eesmärgid, teised fookused, mis meil riigina on võetud. Et me oleme olnud täiesti iseseisvad tõesti üle 30 aasta. Me ei ole jõudnud veel sinna maani, et ka varjumine oleks meil siis nii-öelda fookuses riigina. Eestit ei saa vaadata mingil juhul erandina, kui rääkida fookusest, mis varjenditelt nihkus. Kui meie naabrid soomlased on oma varjendite poliitikaga olnud lausa maailma mastaabis erandiks, siis teistes Põhjamaades võeti külma sõja lõpu järel 90-ndatel samuti kurss, et varjendeid ei ole enam vaja. It was quite a long period of time when Sweden and Norway stopped building shelters completely because they thought that eternal world peace has been achieved and these are not necessary anymore. In Finland, we came close to that kind of a conclusion as well, but maybe we are that little bit closer
to the threat than Sweden or Norway. So Finnish politicians and Finnish military and Finnish authorities were wise enough not to stop even then. Suhtumine varjendite ehitamisse muutus kõikjal Ukraina sõja alguse järel. Siin on nad väga igapäevased ellujäämisvahendid. Ütleme, majade all, väga paljudel ei olegi maja all varjendeid. Ehk et need inimesed peavad siis leidma lähima metroojaama. Meil on kolleege, kes tegelikult peavad umbes 15 minutit kõndima või siis jooksma lähimasse varjendisse. Võid sa öelda, et tänu varjenditel oled sina pääsenud ka eluga? No kindlasti. Ja kindlasti väga paljud ukrainlased. Siin viimased 3-4 kuud on ikka iga päev oleme varjendis käinud. Ja saatkonnas on meil allruum, kuhu me läheme. Ja kodus siis ma lähen alla maja varjendisse. Aga kui tänaval olla, sest vahel on niimoodi, et see õhuäär hakkab. Ja juba on ka õhutõrje hakkab tööle, on juba paugud. Nii et siis me oleme jooksnud kas kuskile maja alla varju või viimased isegi pool aastat, ma arvan. Siin mõned üksiku tööd on nüüd olnud, kus ei ole olnud vaja varjendisse minna. Soomes on üle 50 000 varjendi. Kõik teavad, et ohukorral on turvaline paik kusagil naabruses. Kuid kuhu Eestis varjuda? Kui ohus on paljude inimeste elu, tervis või riigi julgeolek, teavitab riik sind võimalikult kiiresti. SMS-iga saatjalt e-alarm, samuti võib e-alarm sulle sõnumi saata mobiiliäppide nagu eesti.ee ja ole valmis kaudu. No kujutame ette, et olen näiteks Lasnamäel ja telefoni tuleb korraga teade, häire, vaja on varjuda. Pähe tuleb kohe mõte, et mul on aega umbes minut, olen seda kuskilt lugenud. No mida ma siis teen? Kuhu ma lähen? Mina küll leidsin ühe avatud keldri ukse, aga ikkagi, kas häire algusest alates ongi varjumiseks aega vaid minut? Kuna Eesti on nii väike, siis sisuliselt ongi tõesti minut-kaks, kus need kiiremad üleheli kiiruse raketid lendavad üle Eesti ükskõik kuhu kohta. Ja sisuliselt ega meil ei ole aega peale seda häire saamist väga venitada kuskilt. No minutiga ei jõua ju kuskil. Aga ütleme, et ma olen kuskil pargis jalutamas, tuleb häire, mul on aega minut, peas tiksub kell. Mida ma tegema peaksin? Ja siis ongi need samad käitumisreeglid, et kui sa oled õues, siis tuleb leida lähim selline hoone, mis kaitseb ja ega kui sa selle minutiga jõua kuskile kas hoonesse sisse, siis tulebki kuskile seina äärde hoida, kuskile hoone nurka, et sul on vähemalt kas siis ühelt poolt või mitmelt poolt selline kaitse olemas. Kus siis Eesti riik reaalsete varjendite rajamisega praegu on? Siseministeeriumis on valminud hädaolukorra seaduse muutmise eelnõu, mis seda teemat käsitleb. See on nüüd saadetud Toompeale valitsusse, kus seni oma järjekorda ootab. Eelnõu ei ole veel valitsuse kabinetis arutelul olnud. Me loodame tõesti, et see on lähiajal, sest et meie esialgne ajakava nägigi ette ikkagi nii, et see eelnõu jõuab Riigikogusse enne suvepuhkust. Ehk et Riigikogu suudaks seda menetleda enne suurt suve. Mis näitab, et asi ei ole prioriteetne? Ma ei saa rääkida valitsuse eest, ma ei saa rääkida Riigikogu eest. Meie oleme kõik teinud selleks, et meil tekiksid õiguslikud alused, selleks, et rajada varjendeid ja kohandada varjumiskohti. Varjumiskohtade kohandamise mõttes võin ka öelda seda, et ka ilma õigusliku aluseta võivad inimesed oma majad praegu ka juba üle vaadata.
Päästeamet koos Tallinna linnaga on Lasnamäel ühes keldris teinud näidiskoha, mida oleks keldrite turvamiseks vaja ja võimalik teha. Alates laekonstruktsioonide toestamisest, generaatorite, ventilatsioonisüsteemide, vee kogumise ja tualettideni. Suuresti on eeskuju võetud Soomest. Aga siin on detaile, mis kohe Soome meelde toovad. See on siis 0,75 meetrit, see on siis ühele inimesele siin eraldatud. Ja siin on küll visualiseeritud selline ruudustik põrandale just näitlikustamise jaoks, et kui palju inimesi siia ruumi sisse mahub. Et see 0,75 ruutmeetrit tegelikult ongi soomlaste kogemuse pealt võetud ja see tegelikult see ruum on suhteliselt väike. See tegelikult ainult võib-olla on sellise istumise või seismise ruum, aga kui sa pead ikkagi tundide viisi olema siin, ega siin väga mugav ei ole, aga see mõte ei olegi tagada mugavust, vaid eelkõige, et jääks ellu ja jääks terveks. Et see on kõige olulisem. Kõik need ümberkujundused, mis Päästeameti hinnangul võiks juba oma keldrites teha, on seni vaid soovituslikud. Mingit kohustust panna ei saa, kuni konkreetset seadust ei ole. Eestis meil ei ole enda siseriiklikke nõudeid, ehituslikke nõudeid, mis kehtivad varjendite rajamisele ja seetõttu need huvilised, kes on siis soovinud siiski moel või viisil enda majja varjendi rajada, me oleme soovitanudki vaadata Soome nõuete poole. Kui me hakkame Eestis nüüd reaalselt varjendite süsteemi rajama, millal see peaks valmis saama, millal me oleme siis mitte nii turvatud nagu soomlased, aga ikkagi valmis võimalikuks konfliktiks? Kui me räägime nüüd konkreetselt nendest varjenditest ja varjumiskohtadest, siis tempo ei ole väga kiire. See ei saagi olema väga kiire, sest et kui see ehituslikult panna see varjendi rajamise nõue just nendele hoonetele, mis meil praegu on kavandatud, pisut suuremad kui 1200 ruutmeetrit eluhooned, büroohooned, üle 1500 ruutmeetri tööstuslaohooned ja üle 10 000 ruutmeetri sellised inimhulkade kogunemise hooned, siis neid tuleb meil aastas juurde 100-110 ehk et sellises hulgas tuleb meil isegi juurde varjendeid. Ka Päästeametis nenditakse, et seadusi võib küll vastu võtta ja seada uusi kohustusi varjumispaikade ja varjendite rajamiseks, kuid lõppkokkuvõttes on see, kas ja kuidas oma elu soovitakse päästa, vabas ühiskonnas igaühe enda asi. Kas täna võib kohustada näiteks korteriühistuid, et tehke oma keldrid korda? Nende varjumiskohtade tagamine on ikkagi hoone omaniku ülesanne või siis kortermajades korteriühistu ülesanne, siis me ei saa ka otseselt nagu kohustada. Kokkuvõttes on ikkagi valikute küsimus, et hetkel ei ole vaja mingisuguseid laetoestusi ära teha või ruumi ära võtta, aga need materjalid peaksid olema olemas, see asi peab olema läbimõeldud, et kui oht tõuseb, siis need asjad saab kiiresti ära teha. Te olete varjumiskohtade ja varjendite teemaga pikalt tegelenud. Kuidas teile tundub? Kas meil on Eestis neid lähiajal vaja? Mina võtan seda selliselt, et kuna ei ole nagu minu võimuses kuidagi oma naabreid valida siin riigi vaates ja me ei saa oma riiki kuskile mujale ka ära liigutada, siis see teema on mõistlik läbi käia. Ja kui see ükskord läbi käia, ära teha, mingisugused lahendused ära teha, siis see on tehtud. Ehk siis, et sellega ei pea tegelema igapäevaselt, seda hirmu ei pea igapäevaselt tundma ja see pigem annab hoopis sellise rahutunde, midagi on tehtud, ma saan nagu muudele asjadele keskenduda. Kokkuvõttes, plaan hakata tugevamaid varjendeid ehitama on Eestis nüüd olemas, kuid reaalse varjendite võrguni jõudmiseks kulub meil aastaid. Ent juba üsna pea, nädala pärast, kolmapäeval, 14. mail tuleb Eestis üleriiklik sireenikatse. Ka häiresüsteemi pole veel kõikjal, aga igaüks saab siis ise kuulda, kas häiresireen ta kõrvu ulatub või mitte. Kui ei, peaks vähemalt kohale jõudma kohe sireenile järgnev mobiilsõnum, et aeg on leida kiiresti varjumispaik. Me oleme kõike seda nüüd lõpuks katsetamas.